No tere taas! Üks taim veel, keda on endale väga lihtne ise pistikutest kasvatada, on loomulikult piparmünt. Ja kui ühel taimel on suur elutahe, siis see on kindlasti just piparmünt. Minul juhtus nii, et mul miskipärast enda laias ei ole piparmünti, no võib-olla sellepärast veel ei olnud, kuna ma tean, et ta võib muutuda peendras väga invasiivseks ja hakata teisi välja sööma ja mul ei ole ülearu palju ruumi siin linnaaias. Aga juhtus hoopis nii, et üks hea sõbranna tõi mulle viha piparmündi oksi, et ma saaksin endale tee jaoks neid kuivatada. Aga siis ma vaatasin, et see viha alumine osa oli nii hea, et ma mõned oksad võtsin sealt ja panin vette. Ja no 2 nädalaga on juhtunud see, ma ei ole isegi siin vett vahetanud, ma pean ausalt tunnistama. Tegelikult peaksin vett vahetama, aga 2 nädalaga on kõik need 1, 2, 3, 4, 5 oksa endale juured alla kasvatanud. Nii et nüüd mul ei ole mitte midagi muud teha, kui lihtsalt nentida, et piparmünt on absoluutselt vägev taim ja panna nad nüüd mulda. Üldiselt, kui pistikute võtmisel on vaja jälgida seda, et sellel pistikul oleks hästi hea olla ja ta ei kuivaks läbi, siis piparmünt küll annab selle andeks, et ta võib olla natukene viga saanud. Aga kui ta vette panna, siis tegelikult ongi kohe näha, et millisest oksast saab asja, millisest saab uus taim ja milline on siis ilmselt lihtsalt teel komposterisse. Aga siin jah juhtus niimoodi, et kõik need 5 oksa, mis ma purki panin vette, juured alla poole, tuleb suruda, need kõik suutsid endale ilusad juured teha, nii et ma olen nagu üliõnnelik. No on taimi, mida ei pea tingimata ostma selleks, et neid endale aeda saada, vaid piisabki sellest, kui üks lahke inimene toob pistikumaterjali eneselegi teadmata koju kätte. Nii, ma praegu panen nad ka siia potti juurduma, et mul on selline mulla ja koduse komposti segu. Siin peaks olema nüüd küll kõiki toitaineid, mida selle piparmündil vaja on. Ja ma jätan ta potti juurduma ja tegelikult ka ma ei lase teda aeda lahti, selles mõttes, et ma ei kavatse teda istutada peendrasse, vaid ma istutan ta ka potti, kus ma suudan teda siis ohjas hoida ja ta ei hakka teisi mu lemmiktaimi lämmatama. Sest just ka oma vanemate aias olen seda näinud, et kui üks piparmünt lahti lasta, siis ta läheb. Sest ta tõeliselt suure elutahtega taim. Nii, aga minul on nüüd kingituseks saadud uued taimed olemas. Mulle just eriti see piparmünt meeldib, ta minu jaoks nimetu, aga ta on selline mahedam, et ta tee ei lähe kibedaks ja selliseks, et ta on siuke mõnus piparmünt, üks mahedam, aga mitte münt. Nii, minul on need tasuta taimed nüüd olemas. Kui teil samuti veel piparmündi taimi ei ole, siis kindlasti proovige, pange mõned oksad vette ja jälgige, kas tulevad sõlmekohtadest valged juured välja või mitte. Igal juhul tore asi teha ja miks mitte ka teha seda koos lastega.